Tere, minu nimi on Merike Hein. Olen Tartu Jaan Poska gümnaasiumi haridustehnoloogia arvutiõpetaja. Käesolev materjal tutvustab, kuidas luua raamidega lehekülge läbi harjutusülesande. Freimide ehk raamide kasutamine lubab luua leht-lehes süsteeme ehk siis mitmest osast koosnevaid lehekülgi, kus erinevates akendes saab vaadata erinevaid lehekülgi, sooritada mitmesuguseid operatsioone ja palju muud. Oskusliku kujunduse korral annab raamide kasutamine märkimisväärset efekti. Tuleb meeles pidada, et raamtehnikas lehekülg ei ole paljudel lugejatel tehniliselt kättesaadav, kuna kõik brauserid seda ei tunnista. Raamidega lehekülg koosneb tegelikult peafailist ehk sõrestikust, mis kujundab lehekülje üldilme ning erinevatest lehekülgedest, mida kuvatakse eri raamides. Mõned näited raamidega lehekülgedest. Käesolev lehekülg on koostatud raamidega, lehekülg on jaotatud pooleks, ehk siis ühel osal on kuskil 25% ja teisel on 75%. See on kõige lihtsam jaotusviis. Järgmine lehekülg on jaotatud omakorda 3 reaks ja üks rida on jaotatud omakorda jälle pooleks. Raamidega lehekülg võimaldab neid raame, mis te olete ette andnud, omavahel liigutada. Kuidas teha ühte raamidega lehekülge? Koostame sellise lehekülje, mis koosneb 4 võrdsest ruudust. Iga ruudustiku osa nimi peab olema erinev sihtpunkt. Vastavalt sellele tulevad ka sisukorra failid. Lahtrid, mis on toodud joonisel, näiteks 1, 3 ja 4, sisud on algselt värvilised leheküljed. Ja lahter 2 on siis sisukord. Sisukorra fail on selline fail, mis koosneb tabelist. Tabelis on 5 rida ja 5 veergu. Ja igal real on vastavalt veergudesse paigutatud viited. Viideteks on pildid, mida on võimalik siis vastavalt antud joonisel, nagu näha, on roomanumbrite alt kätte saada. Ja need roomanumbrite peal klikkides põhimõtteliselt siis eelmisel slaidil toodud esimeses, 3. ja 4. lahtris kuvatakse siis need. Alustame raamidega lehekülje loomisest. Käesolevas koodis on näha, et siin on loodud raamistik. Frameset siis on määrab ära raamistiku read ja veerud. Ja frame on siis selles vastavas lahtris olev sisu. Frameset rows 50 ja 50 siis jaotab selle lehekülje ära 2 reaks. Frameset calls poolitab antud rea pooleks. Antud juhul siis mõlemas reas. Iga raamistiku lehe sisu on erinev. Antud juhul on toodud esile see lehekülg, kus me loome lõpuks tabeli. Ühe lahtri sisu on määratud ära aadressiga ja vastava nimega. Kui me salvestame tehtud lehekülje, siis brauseris näeme me praegu hetkel sellist tulemust. Raamistikku, kus puuduvad sisud. Järgmisena loome 3 erinevat värvidega sisustatud faili. Siin on toodud ära ühe faili kood ja erinevalt tema eriliselt toodud taustavärv. Kui me nüüd uuesti vaatame salvestatud lehekülgi ja raamistikku, siis nüüd on näha need leheküljed, mis on ära värvitud raamistiku sees. Kõige pikem fail saab olema tabelitega koostatud lehekülg. Tabelis saab olema siis 5 rida, mis paikneb siis lehekülje keskel. Iga lahtri sisu asub 10 piksli kaugusel äärejoontest. Iga rida koosneb 5 lahtrist. Antud koodis toodud 5 lahtriga rida kopeerime. Koostame 5 erinevat rida, kus igas vastavas lahtris on sisu. Ja sisus on siis vastavalt üks roomanumber.
mis on tehtud ära lingiks. Lingi sisus on omakorda toodud ära ka sihtpunkt, kuhu kohta see roomatnumbri all olev pilt avaneb. Igal lingil on omakorda ka olemas aadress, kus siis see pilt võetakse. Iga roomanumbri sisu all paikneb üks pilt ja et ta siis avaneks, peab olema ta muudetud lingiks ja samamoodi peab lingi sisus olema ära määratud ka see avanemise koht, mis on samuti iga pildil erinev. Nüüd, kui kogu töö uuesti salvestada, siis on brauseris näha selline tulemus. Kolmes osas on näha nii-öelda 3 faili sisu, need on värvilised failid ja ühes on näha siis tabelid. Kui nüüd näiteks katsetada toodud roomanumbrite sisusid, siis esimese, teise ja 3. lahtri sisu on vastavatesse lahtritesse avatud. Esimese faili sisu on siis vasakul see orhidee, teise faili sisu ehk siis roomanumber 2 sisu on näha see linnukene ja 3. roomanumbri all on näha see joonistatud looduspilt. Kogu töö jaoks läheb vaja siis antud juhul raamistiku faili, 3 värvidega loodud faili, tabelitega faili pluss 6 fildifaili. Siit üks selle materjali kohta üks küsimus. Mitut faili läheb vaja järgmise struktuuriga veebilehe jaoks, kui kasutada raamistikusüsteemi? Kas 4, 5 või 6? Toodud vastus kirjutage vastavalt teie keskkonnas toodud küsimustiku alla. Tänan tähelepanu eest ja toredat katsetamist!